Tere, armas, olen Triinu ja mul on ülihea meel jagada sulle täna seda kohta, et inimesed, kes on täna selles kohas, kus nad otsivad lahendusi näiteks oma ärevusele või oma elujõuetusele või oma raskustundele või on sul nõrkuse tunne. Ühesõnaga, sinu keha ei valeta, sinu keha räägib sinuga. Nii et kui sina täna tunned just neid sümptomeid, et sul pole eluenergiat, sul võib olla selline koht, kus sul keha võib näiteks nuuksuda, teeb niimoodi. Siis sul võib olla selline tunne, kus sa tahad nagu kõiki asju teha, aga sul pole eluenergiat. Ühesõnaga, kõike seda, mida su keha võib täna märku anda ja võib-olla ka minu jutu peale, siis üks madalamaid tundeid meie sees, mis tekitab meile raskustunnet, on kurbus. Ja see kurbuse tunne on siis see, mis tegelikult nagu annab märku kehas ärevusena, elujõuetusena, raskustundena. Ühesõnaga, see kurbuse tunne on see, mis tahab tegelikult vabaneda. Ja selleks ma olengi teinud nüüd 2 seanssi, mis on nüüd tulemas väga võimsad, et inimesed saaksid aru, et keegi ei peaks olema seal selles valutundes. Aga see valutunne, me tegelikult inimestena seda ei tunnista. Me lihtsalt tunneme, et keha annab meile märku, aga me ei tunnista, et see on valu. Aga lihtsalt, kuna mina olen selle läbi häkkinud, olles ise väga keerulises olukorras ja minu juurpõhjus oli just see. Ja selle taga on tegelikult vaikne tunne, mis elab inimese sees. Keegi ei vali mind, keegi ei taha mind, keegi ei armasta mind. Ma pole piisav sellisena, nagu ma olen. Ma pean tõestama, et ma olen väärt elu. Ma pean tõestama, et ma pean kogu aeg keegi teine olema. Ma pean kogu aeg tõestama. Ja see tähendab tegelikult seda, et sinu närvisüsteem on pinges. Sul on konfliktid, sul on võib-olla töökius, sul võib olla nagu igal pool kaasas see seljakott selle tundega. Ja see on tegelikult ohvri energias olemise inimese energia. Kui sina nüüd teadvustad seda ja sa saad aru, et ma ei taha enam selles olla, ma soovin olla, ma tahan olla oma jõus ja oma väes, sest oma jõus ja oma väes inimene elab täpselt sellist elu, nagu ta soovib. Ta ehitab iseenda ettevõtlust, ta teeb seda, mis tema süda tahab, mis tema kirg tahab. Nii et ja see tunne, see kaotustunne, üksildustunne segab meil inimestena elus edasi liikumast. Ja me klammerdume sinna nii töösse, nii rahasse ja seesama tunne meie sees elab oma elu. Nii et kui sinul täna on näiteks siin võib olla klombiturne, sa tunned, et pigistab, ängistab, sa võid tunda, et su keha kuumab, mis iganes, su keha annab täna igasuguseid sõnumeid, siis see on kõige juur, see on kõikide meie energias olevate kõige suurem juur. Et me tunneme, et meid ei taheta, me tunneme seda kaotustunnet, üksildustunnet ja kõik see, mis meiega on elu jooksul toimunud, on kuhjunud meie energiasse. Ja siis sinu sisemine laps või sinu selles mõttes keha nuuksub. Ta nuuksub ja annab lihtsalt märku, et inimene hakkaks endaga tegelema. Nii et
sinna koguneb, ma ütlen, et kui inimestel on astma või on kopsudega midagi, siis seesama energia läheb lihtsalt sinna ja inimesed ongi selles kohas, kus nad tahaks, see valu tahab meie seest välja saada. Nii et kui sind see kõnetab, siis mina teen nüüd jälle 2 seanssi. Hakkame vabastama seda kaotustunnet ja üksildustunnet ja teise seanssina teeme siis selle välja elamata ja välja rääkimata tunded ja sõnad ja mõtted. Sest kui näiteks, millest tekib ülemõtlemine? Ülemõtlemine on see, kus sa ei ole saanud väljendada seda, mida sa mõtled. Sinu mõttetegevus on nii kiire ja sa ei ole osanud seda välja rääkida ja sa ei ole julgenud rääkida, sest sa ei ole julgenud olla ja ei ole saanud olla mina ise, sest kurk on alati see, kus sa saad rääkida välja oma tõde. Aga kui me ei julge oma tõde rääkida, siis me kogume selle oma kurku ja siis olemegi seal konfliktis tegelikult iseendaga. Lõppkokkuvõttes on see sama ainult sinu enda konflikt sinu enda sees, mis tahab lahendamist saada. Nii et kui sa tunned täna puuduse tunnet ja see võib olla nii armastuses kui ka rahas kui ka eluenergias, siis tea, et süüdi ei ole selles, et sul pole eluenergiat, ei töökoht, ei raha, ei Eesti Vabariik, vaid sina ise saad täna viia ennast rikkusesse ja küllusesse, ainult sina ise. Nii et kui sind huvitab eluenergia, kui sind huvitab olla oma jõus ja väes, siis see on võimalik. Mina olen Triinu ja olen täna teadvuse avardaja ja just neile inimestele, kes soovivad ära tulla külluse teadvusesse, kes soovivad elada kerguses, rõõmus ja olla mina ise. Mina igatahes ootan, panen siia alla Fienta pileti, kui see sind kõnetab, siis tule. 2 võimsat seanssi, 2 võimsat elu muutvat seanssi. Sest kui sa juba minu lugu tead, siis sa tead, mis on kõik võimalik. Kohtume juba homme. Tšauka!